Tere tulemast kuulama konservatiivse kristlase saadet. Iganädalane vestlus usu, poliitika ja kultuuri teemadel. Teiega on täna Marko Müürisepp ja Hans-Kris Loime. Tere head vaatajad, konservatiivne kristlane on tagasi, saade on number 16. Täna on meil külas Lea Danilson-Järg Riigikogust ja endiselt on Marko Müürisepp ka saates. Ja enne kui saate juurde läheme, siis Marko, eelmine kord oli meil väike juubelisaade. Me ei rääkinud sõnagi sellest. 15. saade, jah? Palju õnne. Jah, aitäh. Et oleme tõesti vapralt vastu pidanud. Ja kõige meeldivam muidugi see, et kasvab vaikselt tellijate hulk ja kes veel ei ole tellinud, siis vajutage selle tellid nupu. Ja kes tahab, et kindlasti teada, mille saade välja tuleb, siis vajutage, seal on veel YouTube'is on veel see kellukese nupp, saate seda juurde vajutada. Ja kes tahab nagu lühemaid saate osasid vaadata, siis on TikTokis ja seal on muidugi päris hästi tuhandeid vaatamisi on see TikTokis nendel klippidel, et ma palun kohe vabandust, kui ei jõua kohe kõikidele kommentaaridele vastata, siis me ikkagi parimatel üritame vastata, et mitte, et kõik oleks halvad, aga seal me jätame mõnedele kommentaaridele tõesti vastamata, mis tõesti ei puuduta siis kas saadet või siis otsest teemat. Ja siis veel on meil ka Spotify's, siis on Apple Podcastis ja tegelikult isegi Audible'is on meie saade saadaval, et ükskõik milline nendest formaatidest teile sobib, siis hakkake tellijaks ja siis saate korra nädalas konservatiivse kristlase saate. Aga nüüd? Saate siis episoodi nimi on Kas sündimuse tõstmiseks peaks riik tegema rohkem meetmeid ja et täna on meil siis Lea, kes räägib meile, et mis siis täpselt Riigikogus toimub. Mina küll vaatasin tänast istungit ka ja päris täpselt ei saanud mõnest asjast aru. Ei, Lea jutust sain küll aru, aga mis need teised inimesed seal rääkisid, päris täpselt ei saanud aru. Aga enne kui sa alustad, Lea, ütle, sa oled võtnud selle sündivuse asja enda südame asjaks ja see vist on ikka päris pikalt juba. Jaa, ma arvan, et kuskil 2017 äkki, kui ma hakkasin selle demograafia teemaga tegelema ja tegelikult väga huvitavatel põhjustel, et ma nimelt töötasin raamatukogus ja komplekteerisin Rahvusraamatukogus siis majanduskirjandust ja siis sealhulgas vaatasin üle siis seda, mis seal juba olemas oli raamaturiiulis ja seal olid mõned väga huvitavad demograafia raamatud, kus ma vaatasin, et issand, et teadlased kirjutavad täpselt sellest, mina ka kogu aeg olen nagu mõelnud, et väga huvitav. Ja kuna mul endal on 3 last ja tuleviku teemad lähevad mulle hästi korda, sellepärast, et kauaks meid siin on, eks ole, aga lapsed jäävad siia, nende lapsed loodetavasti, nii et ma vaatan nagu hästi pika perspektiiviga ja tegelikult see demograafia on niisugune hästi pika hinnaga asi, et kui sa sellega täna ei tegele, siis 20 aasta pärast on hilja, on ju. Et sellepärast mulle nagu on see väga südamelähedane. Jaa, väga tore ja siis sa vist räägid meile, et mis see probleemi algpõhjus või mis probleemi üldse on? Kõik vaatajad võib-olla nagu ei ole kursis sellega, et kuigi ajales, kui kirjutatakse vähe lapsi sünnib ja et mis see siis nagu tähendab, et mis see reaalne olukord täna on, eks ole, et meil on ju räägitud väikesest sündimusest juba põhimõtteliselt 90-ndatest peale, eks ole, me mäletame Rein Taagepera rääkis demograafilisest vetsupotist, eks ole, ja nüüd me oleme juba ühe ringi selles vetsupotis allapoole liikunud, et nüüd on juba täna need väikesed 90-ndate põlvkonnad, nad on ise selles vanuses, kus nad saavad lapsi ja neid lapsi on nüüd ka järjest vähem, eks. Nii et võib-olla üldse räägiks et mis see olukord täna on, sest kõigile võib-olla ei ole see teada ja siis kui inimene ei tea, et mingi probleem on, siis võib-olla see ei lähe talle ka korda eriti, eks ole, et mis nad seal räägivad kogu aeg sündimusest. Et reaalselt, et see olukord on siis selline, et viimased 4 aastat on meil sündinud aegade kõige vähem lapsi. Üleelmisel aastal langes see sündide arv alla 10 000 lapse ja eelmisel aastal siis juba 9000 last, 9090 midagi, umbes täpselt andmed tulevad nii maikuus, et need olid esialgsed andmed. Ja kui me nüüd hästi mõtleme selle peale, et siin on aegu, kui on sündinud Eestis 20 000 last, aga sellest ka seda päris ka ei saa nagu
arvestada, sest siis oli ka Eesti rahvaarv mitte 1,3 miljonit, vaid 1,6 miljonit ja sealhulgas ka need lapsed, kes sündisid, olid väga suures osas ka mitte eestlased. Nii et aga ütleme selline mõistlik tase on ikkagi ütleme 15-16 000 ja see oli meil alles 5 aastat tagasi tegelikult olid sellised 14 000 ja sünninumbrid ja siis me ka ei olnud rahul. Ja sest tegelikult ka seda oli natukene vähem kui vaja, et nii-öelda olemasolevad inimesed asendada tulevikus. Siis nüüd tõesti eelmisel aastal 9000 sündi ja kui me nüüd mõtleme sellest ilma igasuguse väga suure sügava teadusliku lähenemiseta, et inimesed elavad keskmiselt 80 aastat ja kui me nüüd korrutame need arvud, et meil ühel aastal sünnib 9000 last ja nad elavad 80 aastat keskmiselt, siis me saame Eesti tuleviku rahva arvuks, kui nüüd see sündide arv jääbki selliseks 720 000 inimest. Et mingil määral võib-olla tuleb ka sisserännet, eks ole, aga põhimõtteliselt see on nüüd see, mida me suudaksime säilitada ainult läbi selle, et meil sünnivad lapsed ja eakamad põlvkonnad lähevad eest ära. Ja seda on ikkagi järgmiselt vähe. Ma ütleksin, me võime rääkida, et Islandil on veel väike riik, eks ole, aga me ei ole saare riik, me elame sellises kohas, kus me elame. Et kogu selle infrastruktuuri ja kultuuri ülalhoidmiseks on seda ikkagi väga-väga vähe ja lisaks sellele keegi ju ei garanteeri, et näiteks sel aastal sünnib veel vähem lapsi kui 9000. Et ega see 9000 ei ole ka kivisse raiutud, et siit on veel langemisruumi ka kindlasti väga palju. Nii et see perspektiiv on nagu väga nukker, kui meil olukord ei õnnestu parandada ja see muidugi ei juhtu täna, homme ega ülehomme, aga ta on juba hakanud juhtuma selles mõttes, et asjad muutuvad tasapisi. Me loeme uudistest, et avatakse vähem lasteaiarühmasid. Loomulikult, eks ole, et kui on 5-6 000 last vähem sündinud kui varasematel aastatel, siis neid lasteaiarühmasid ei lähe vaja, õpetajaid koondatakse. Esialgu lasteaias, siis liigub see lumepall edasi koolidesse, siis ülikoolidesse. Ülikoolidel on juba meil täna tegelikult raske, miks nad võtavad näiteks välisüliõpilasi nii palju, ongi see, et lihtsalt kuna ikkagi neid Eesti kohalikke üliõpilasi on liiga vähe võib-olla teatud erialade hoidmiseks, siis nad juba sellepärast peavad võtma, lisaks muidugi ka rahalised kaalutlused. Ja sealt edasi liigub see lumepall siis juba 20 aasta pärast, eks ole, tööturule, majandusse, tervishoidu, kus meil ei ole arste, kus meil ei ole mis iganes töötegijaid, kultuuriinimesi. Et see kõik tähendab sellist vaikset allakäiku, sest et iga väärtust loovad ikkagi inimesed. Et kristluses on ka ikkagi see põhimõte, et inimesed on ikkagi kõige tähtsamad, nii et tõepoolest, et see on nagu see olukord, kus me oleme ja see väljavaade nagu tulevikuks. Nii et minu arvates on olukord äärmiselt tõsine, et see, et valitsus sellega üleüldse ei tegele, täna ei ole näha ühtegi märki sellest, kui siin tõesti, samas ma pean ütlema, et täna oli ka Riigikogus arutelu sel teemal, et valitsus peaks siis teatud komisjoni looma või mingisuguseid algatusi tegema, et välja töötada mingi tegevuskava. Siis oli õnneks kuulda, et ka nii sotsiaaldemokraadid ütlesid, et see on äärmiselt tähtis probleem ja ka Signe Riisalo ütles siis valitsuserakonna esindajana, et on tähtis probleem, aga jah, et võt neid reaalseid praktilisi samme nagu ei järgne, et ainult rääkimisest ka tegelikult ju midagi ei muutu. Siin on tegelikult kaks väga suurt ohtu, et üldsegi see, et meil on eestikeelne riik, alla 1 miljoni eesti keele emakeelena rääkijatega on niigi selline väga imeline asi maailmas. Ma ei tea, kas üldse ongi, võib-olla mõned riigid on veel, aga see on nagu tõesti siin kõige. Ja nüüd, kui see rahvaarv kukub allapoole, siis on suur tõenäosus, et meil ei olegi võimalik oma riiki üleval pidada. Ja see võib teatud hetkel niiviisi olla, et teatud valdkonnas meil tekivad nii suured puudujäägid, et me oma riiklus on raskendatud, sest riigi territoorium ikkagi sellise rahvaarvu jaoks on küllaltki suur ja meil on suhteliselt agressiivne naaber. Me oleme ehitamas väga infrastruktuuri ju laiendamas, meil tuleb Rail Baltic ja igasugused muud suured infrastruktuuriprojektid, et me nagu tegelikult valmistume mingisuguseks teistsuguseks tulevikuks kui see, mis meil nagu numbrite pealt paistab. Ja see meil oli eelmine saade oli meil 2 valiku vahel, et kas maavarade kasutuselevõtt või immigrantide maale toomine selleks, et tasandada seda kukkuvat SKP tänu rahvastiku suremusele.
rahvastiku vähenemisele, et no mõned erakonnad või pigem on näinud oma vaimusilmas 2 miljoni eestlasega, 2 miljoni elanikuga Eestit. Aga no selge, et selleks, et seda 2 miljonit elanikku saada, tuleb tuua, no meie arvutuse järgi see oli nii, et tuleb tuua iga aasta 21 000 uut immigranti. Ja mis see siis tähendab? Me eelmises saates jõudsime välja, et me jõudsime ka selleni, et siis tuleb ka seda alampalka muuta, et see on see üks võimalus, kuidas neid tuua siia. Aga me jõudsime välja, me jõudsime 20 aastaga eestlaste osakaal 46%. Lasime teha arvutused selle kohta, et kui me soovime 3% SKP kasvu ja kui me soovisime seda SKP kasvu läbi rahvastiku kasvu, meil on muid võimalusi. Et meil on tõsine nagu oht, et see oli päris karm, jah. No SKP kasv võib olla seotud rahvastiku kasvuga ja üldiselt arvatakse, demograafid ikkagi leiavad seda, et ka see nii-öelda läänemaailma selline suur edulugu on paljuski tingitud just tänu sellisele demograafilisele dividendile. Ehk et sellele, et meil on ülalpeetavaid olnud teatud perioodil väga vähe, nii laste kui eakate mõttes, eks ole, et eakaid ei ole veel tekkinud, kui eluiga hakkas pikenema ja lapsi juba ka sündis vähe ja seda tööjõulist tugevat sellist töötavat elanikkonda oli nagu palju, et see võimaldas niisuguse suure majandusedu ja kahtlemata see ilmselt nii ka oli. Ja nüüd me oleme jõudmas olukorra, kus me siis nagu hakkame nüüd maksma selle eest, eks ole, et meil ei ole enam neid noori nii palju peale tulemas ja meil ei ole seda dividendi enam mida välja võtta. Ja tegelikult ütleme siin ikkagi, kui me võrdleme Eesti taasiseseisvumise aegadega, siis meil on ikkagi rahvastik vähenenud, aga samas SKP on kasvanud. Ja tegelikult võib ka SKP kasvada tänu tootlikkuse tõusule. Et nüüd ongi küsimus, et kas me saaksime ikkagi muuta ka Eestis tööd tegevad inimesed tootlikumaks selles mõttes, et meie majandus looks rohkem sellist lisandväärtust, mida saab siis ekspordiks müüa ja nii edasi, et kuidagi kompenseerida siis seda, et meil rahvastiku kasvuga ei õnnestu enam niisugust edu nagu saavutada, et me peame just väiksema hulga inimestega suutma saavutada rohkem. Et see kindlasti eeldab ka seda, et me ei võta siin ette niisuguseid tegevusi, mis soosivad niisugust madala palgalist tööd. Et tihti ma just vaatangi, et kui valitsus tuleb jälle mingi eelnõuga ja meil on ju ka Riigikogu menetluses jällegi sisserännet soodustav eelnõu, kus tõmmatakse seda palgakriteeriumi alla poole, mis jällegi tähendab ju tegelikult seda, et ikkagi soositakse pigem madalapalgalisemat tööd, et kui sinna lõksu langeda, et inimesi ei ole ja tööd muutuvad madalapalgaliseks, et siis tõesti massiimmigratsioonist ilmselt pääsu ei ole, et majanduses nina vee peal hoida. Et me ikkagi peaksime püüdma ikkagi kõrgema lisandväärtusega majandust luua ja turgutada. Aga räägi siis, et meil oli, kas sa korraldasid ühe konverentsi ka, et rahvastikukriisi konverents, et see oli tõesti väga hea konverents, et me oleme pannud ka lingid sellele salvestusele meie sellele YouTube'i lehel, aga paari sõnaga, et mis sõnum seal oli? No ma ei taha muidugi selle konverentsi eest au kõik enda peale võtta, sest mina liitusin Riigikoguga mitte just liiga kaua aega tagasi ja seal minu kolleegid, kes olid siis Riigikogu perede ja demograafia toetusrühmas, olid juba selle korraldusega väga pika töö ära teinud, nii et kindlasti suur tänu neile ka, aga tõesti esinejad olid väga, väga sisukad ja väga, väga, väga huvitavad ettekanded olid. Nii et seal oli kõigepealt siis rääkiski, Allan Puur rääkis, eks ole, tema on meie ainus Eestis rahvastikuteaduste professor Tallinna Ülikoolis, rääkis sellest olukorrast ja võib-olla kõige olulisem võib-olla tema jutust, mida välja tuua on see, et see sündimuslangus, viimase kõige suur sündimuslangus on põhjustatud eelkõige siis või tuleneb eelkõige siis põlvkondadest, kes on sündinud peale 85. aastat, et 1985 ja hiljem sündinud põlvkonnad, kus on selgelt näha, et nad on nagu sellest varasemast lastesaamise niisugusest tempotrajektoorist alla kukkunud ja tõenäoliselt nende laste arv jääb ikkagi oluliselt väiksemaks, kui see on varem olnud. Et jah, et need on siis 85 ja pluss, need on inimesed, kes ei ole nõukogude aega näinud, eks. Et nad ei ole ka seda laulvat revolutsiooni ilmselt sellises teadlikus elus näinud, sest et see kõik alles siis toimus ja nad olid võib-olla väiksed lapsed alles.
ja siis, mis minule väga muljet avaldas, oli muidugi Maarja Vaino ettekanne, kus ta rääkis emadusest ja sellest, et kuidas me emadusse tänapäeval oleme hakanud ka negatiivselt suhtuma, et justkui see on nagu takistus või mingi probleem, eks ole, et millest tuleks hoiduda. Et samas, kui ütleme läbi aegade on ikkagi emadus olnud väga au sees ja väga kõrgelt hinnatud ja ta tõigi seal ka väga ilmekaid näiteid, mis ta oli ajakirjandusest siis välja kirjutanud, millised pealkirjad on siis ajakirjanduses ilmunud. Need olid väga kurvad pealkirjad. Need olid kurvad pealkirjad, ma ei tea, võib-olla te pärast siin panete mõned siia näidiseks alla ka kuvate, et need olid tõesti päris ehmatavad. Aga siis oli väga hea ettekanne ka geograaf Anneli Kährik rääkis sellest eluaseme teemast. Et me ei saa ka rääkida lastest lahus kodust, et kodu on kindlasti selline vältimatu eeltingimus, lisaks partnerile muidugi, aga kodu on kindlasti hästi oluline ja tema just tõi välja selle fakti, mida ma arvan, me ei ole veel nagu teadvustanud, et alla 35-aastastest pooled elavad siis üüripinnal, et see ei ole nende enda kodu. Sa kuulad saadet Konservatiivne kristlane. Uued osad ja värsked vaated ootavad sind siinsamas igal nädalal. Pane meie kanalile like ja subscribe. Nii aitad meil hoida kristlikku maailmavaadet pildis ja jõuda veelgi rohkemate kuulajateni. Ja kui me räägime 35 eluaastat, selleks ajaks peaks tegelikult juba lapsed olema enamasti nagu sündinud. Ja kui pooled elavad mitte siis oma isiklikus kodus või üüripinnal, siis see kindlasti on väga oluline põhjus, miks näiteks lapse saamist edasi lükatakse. Ja me oleme nagu harjunud sellega, et peale Eesti taasiseseisvumist kõik said kohe nagu koduomanikuks ja nagu seda koduprobleemi kui sellist ei olnud, aga nüüd meil on sellist kapitalistlikku ühiskonda siin ja turumajandust olnud niivõrd kaua, et eluaseme kättesaadavus on nagu muutumas järjest suuremaks probleemiks, nii nagu tegelikult ta mujal läänes ka ju on, et kodu ostmine on ikkagi, ütleme, ongi inimese elus võib-olla kõige suurem investeering. Ja need olid olulised teemad, mis ta tõstatas ja ta lubas kusjuures veel teha ka täiendava analüüsi siis sündimuse ja eluaseme seoste kohta, mida ma muidugi suure huviga ootan, nii et väga tore, et selle teemaga tegeletakse. Anneli oli kusjuures ka, kuna Pere Sihtkapitali juhina ma korraldan ka septembris on meil tavaliselt ka selline rahvastikuteemaline seminar, siis ka Anneli Kährik seal tutvustas neid eluaseme poliitika uuringu tulemusi, aga seal ta veel nii huvitatud ei olnud pereteemadest. Ma loodan, et äkki siis osalemine seal ja ka teiste niisuguse perepoliitika teemadega kokkupuutumine on tal siis aidanud kaasa sellele mõttele, et kodu ja laste saamise seost siis uurida lähemalt. Ja siis olid kaks väga toredat majandusinimest, keda me hästi teame, Indrek Neivelt ja Heido Vitsur. Indrek Neivelt rääkis, muidugi nad mõlemad rääkisid oma sellest perepalga ideest, et iga lapse eest peaks maksma lapse kasvatamise eest siis perepalka. Minu arvates on väga hea tee, sest ta tegelikult nagu väärtustab laste kasvatamist, et eks ka ütleme selline feministlik agenda on ju see, miks see nagu ja emaduse ja laste vastu ollakse, on see, et see kuidagi paneb naised ebasoodsamasse olukorda, aga kui laste kasvatamine on ka töö, mille eest on ette nähtud tasu, siis tegelikult ta ju kompenseerib selle just siin see emaduslõiv. Nii et minu meelest see peaks see mõte ju tegelikult sobima ka sellisele feministlikule agendale. Aga Neivelt rääkis väga toredasti ka Jaapanist, et tegelikult Jaapan on nagu selline eeskuju või näide selle kohta, et mis siis juhtub niisuguses madala sündimusega vananevas riigis. Ja siis ta rääkiski sellest, et sellises riigis ei ole kapitaliga probleemi, vaid seal on puudus inimestest. Et kui sa Jaapanis tahad mingit äri teha, siis kohe küsitakse, et palju selle äri jaoks nagu inimesi vaja läheb, et inimesi meil ei ole. Et kui sa saad teha midagi sellist, kus inimesed ei pea panustama ja tööd tegema, et kõik on ainult tehnoloogia teeb, et siis sobib. Ja tõepoolest, Jaapanis on ikka üksinduse probleem, tohutu suur probleem ja ega neil majandus tegelikult ju ei kasva, nii et ta tõigi väga paralleele, et mis siis meid võiks ees oodata ja mind pani see mõtlema see, et jällegi, et me paraku praegu ju just kogume kapitali, eks ole, ütleme koguge pensioniks ja tehke endal pensionisambad ja nii edasi, aga tuleb välja, et vananevas ühiskonnas tegelikult kapitali on nagu küllalt, et inimesi ei ole, et see probleem on. Ja siis Heido Vitsur, ma olen endal üles märkinud lausa, et
tema rääkis ka natukesest pensioni teemast, et ta ütles, et et ükski terve mõistusega põllumees ju ei koguks raha tähendab seemne asemel raha, eks ole, et paneme raha kõrvale, et seda ei saa ju kevadel maha külvata. Et selles mõttes, et ikkagi, kui sa tahad vilja saada sügil, siis sa pead nagu seemne panema varuks. Nii et see on väga hea, seemne varuks. Ja et kui ja tema rääkis ka just sellest, et tegelikult asi ei ole selles, et me ei saaks peresid piisavalt toetada, et raha meil ju tegelikult on, küsimus on prioriteetides. Et just see tema talupoja näide just sinna nagu viiski. Ja siis Martin Ehala rääkis nagu peresuhetest, et meil nagu tänapäeva individualistlikus ühiskonnas väga taunitakse sellist teistest inimestest sõltumist, et kõik tahavad hästi iseseisvad olla, aga niisugune positiivne sõltuvus, et kui sul on hea paarisuhe, et inimesed täiendavad üksteist ja loovad pere, et see on just vastupidi ju pluss, mitte miinus, et ta just soovitas siis, et inimesed peaksid just niisugust positiivset sõltuvust või selliseid häid paarisuhteid enda elus otsima. Ja tõepoolest, et see ongi nagu, mida ma olen ise ka mõelnud, et see tänapäeva selline iseseisvuse ja sõltumatuse püüdlus, et selle kaardi nagu teine ja väga nukker külg on just see, et tohutu üksinduse epideemia. Inimestel ei ole elu mõtet, nagu meil noored hästi palju ju ka vaimse tervise probleemid, et elul justkui ei ole nagu mõtet, aga inimesed tegelikult on ikkagi ette nähtud koos teistega elama ja teistest ka selles mõttes sõltuma, et kui sa kellestki sõltud ja keegi sõltub sinust, siis see annab su elule tähenduse. Ja tegelikult ka väga paljud, kes ongi saanud nagu lapsevanemaks, võib-olla isegi mitte nagu nii-öelda ise seda niiviisi planeerides, aga on hiljem nagu öelnud, et see tõi nende ellu pöörde, et neil tekkis nagu elule mõte, et mille tõttu nagu püüelda edasi. Nii et selles mõttes väga õige teema, mida Martin tõstatas. Ja siis viimase teemana rääkis siis ka Tallinna Ülikooli teadur siis rahvastikuteadlane Mark Ortferdele, et uuringute põhjal siis, et kuidas inimeste hoiakud on muutunud pere suhtes, et lapsi ei peeta enam siis erinevad paarikümne aasta tagusest ajast, kus enamus inimesi pidas lapsi nagu täiskasvanu elu ja eneseteostuse lahutamatuks osaks, et kindlasti et ilma selleta, kui sul on lapsed, sa ei saa ennast täiel määral teostada, siis nüüd on vastanute hulgas ainult alla 10%, seal mõned protsendid, kes leiavad, et lapsevanemaks olemine on eneseteostuse jaoks nagu hädavajalik. Nii et tõesti on toimunud niisugune väga suur nihe ja huvitav oli tema joonistelt just see näha, et muutus ei ole toimunud mitte ainult siis nendes nooremates põlvkondades, vaid ka need samad aastakäigud, kes varasemates uuringutes vastasid nagu sellist lapsi ja eneseteostust koos käsitlevana, ka nemad on ümber hinnanud selle ja vastavad harvem, et see lapsed on eneseteostuse jaoks olulised. Aga see siiski on selline ideoloogiline agenda, mille kaudu siis on seda muudetud, et see oli just selle Maarja Vaino ettekandes oli just näha seda, et see on hoopis pea peale pööratud, see on umbes, see on pea peale pööratud, aga kiriku vaatenurgast on nii, et inimene on sotsiaalne olend ja inimene peab olema kas abielus või koos, ideaalselt abielus, eks ole, või siis ta peab olema kloostris koos teiste inimestega. Ja see, et kui inimene üksinda on, ta ei toimi, ta ei hakka ja see on muidugi väga kurb ja need inimesed, kes ise üksinda on, nad loomulikult ju lõpuks ikkagi saavad aru, et see on kurb üksinda olla. Et selles suhtes on, ma näen, et siin isegi on võrdväärselt selle nii-öelda majandusliku probleemiga, siin tegelikult ikkagi see väärtuste probleem on isegi võib-olla suurem tänases, sest me oleme ju, ma ei tea, meist on üle 85% elavad vaesemini üle maailma ja pigem on siin selle väärtuste küsimus. Aga tõesti, mulle ei meelde sellest konverentsist, et üle 40% oli tegelikult ka rahaline küsimus. See oli järgmine oli suurusjärgu võrra väiksem, et see, mis seal oli, ma ei tea, kas mingid ühes uuringus, ma ei mäleta, kes seda tegi, aga 43% oli see, et miks me nagu ei tee lapsi, et me näeme, et see rahaliselt
kahjulik? Ma tegelikult võtsin siin ka uuringutest, Pere Sihtkapitali uuringutest ka mõned statistika andmed kaasa, mis ka võib-olla seda teemat iseloomustavad, aga see lõpetuseks ma ütlen tõesti, et see väärtuste teema on oluline ja majandusteema on ka oluline ja neid minu meelest isegi ei saa nagu lahus käsitleda, sellepärast, et tänapäeva maailmas esiteks me väärtustame rohkem seda, mis on meile kasulik, eks ole, no ilmselt on see läbi ajaloo niiviisi olnud, et pere on ka kunagi olnud ka praktilises mõttes kasulik, mitte ainult selleks, et üksindust peletada. Et täna ta seda enam ei ole majanduslikus mõttes, nii et, aga teistpidi jällegi see, et mida me nagu väärtustame, see jällegi suunab meid rohkem siis investeerima sinna, et nii et need asjad on omavahel ilmselt seotud. Aga võib-olla lõpetuseks veel see, et Mark Kortverdel tõi väga vahva termini ka kasutusse, et kui me räägime kaitsetahtest, et äkki me peaksime rääkima ka säiletahtest. Et võt, keegi peaks hakkama tootma neid pusasid, kus on peale kirjutatud säiletahe, eks ole, ma ei tea, kõik lapsevanemad hakkavad kandma, et äkki sellel on siis ka mingi väärtustele selline mõju. Aga kui nüüd liikuda edasi tõesti, ütleme siis nende majanduslike aspektide juurde, siis ütleme, need majanduslikud aspektid jagunebki üldjoontes nagu kaheks. Üks on nagu see, et mis maksab lapse üles kasvatamine. Et hiljuti ju valmis eelmise aasta suve lõpus valmis Sotsiaalministeeriumil väga mahukas niisugune analüüs ja ettepanekud, siis laste saamine ja kasvatamine, analüüsi ettepanekud on siis see dokumendi nimi, kes tahab, saab seda internetist otsida ja lugeda. Ja ma väga soovitangi just seda analüüsi osa lugeda, et see räägibki sellest, et kuidas me tänasesse päeva oleme jõudnud ja mis need muutused seal ühiskonnas on toimunud, et miks see sündimus nii väike on. Ja see on teadlaste koostatud väga hea lühike ülevaade. Ja seal on ka välja toodud see, et ühest küljest, et see laste kasvatamise kulu on lihtsalt tänapäeval ka niivõrd suureks kasvanud, et elukallidus kogu aeg kasvab ja lapse üles kasvatamine, üks laps on umbes 100 000 eurot. Nii et kui me arvame, et meil kõik Eesti inimesed saavad nagu endale lubada 100 000 eurost väljaminekut, et siis juba ühe lapse kohta, eks ole, et siis ilmselt see päris nii ei ole, muidu igaüks ostaks endale mingi Mercedese või midagi, eks ole. See on üks korter lisaks ju. Ütleme keskmine korter lisaks, kui on 2 last, see on üks korter lisaks, 2 korterit. Teema on üpris tõsine ikkagi, et jah. Nii et selles mõttes üleskasvatamise kulu on tohutu ja riik sellest hästi väikese osa kompenseerib. Ainult ütleme 3. lapse puhul on see, et see toetus on niivõrd suur, et ta enamuse sellest lisanduvast kulust siis kompenseerib, et 2 ja 3 lapse kasvatamine, mitte küll täielikult, aga siiski 3 lapse kasvatamine ei ole nii palju kallim kui 2 lapse kasvatamine. Et seda nagu see toetus teeb. Aga seal on muidugi see aspekt, et seda 3 lapse toetust saavad pered ainult nii kaua, kuni neil on 3 sellist last, kes toetust saavad, eks ole, nii kui sul suurem laps välja kasvab sellest vanusest, siis enam toetust ei saa, oled nagu ikka 2-lapseline pere, kuigi sa oled ju ka 3. lapsele kulutusi teinud. Nii, aga me peame tegema vist eraldi saate veel korra ja aga mul on tunne sellepärast, et muidu meil läheb liiga pikaks saade ja mitte, et ma ei tahaks sellel teemal enam edasi rääkida, aga lihtsalt aga sul on kindlasti midagi veel lõpetuseks. Jah, lõpetuseks. Jaa, ma lubasin statistikat, et jah, et üks ongi see majanduslik kulu, mis on laste ülalpidamiseks, aga just seesama ka see eluaseme teema, sest see on ka tegelikult ju sisuliselt majanduslik probleem, et kui ma rääkisin, et siin üürivad alla 35-aastastest pooled oma kodu, siis meil oli uuringus eelmisel aastal, kus vastasid 20–44-aastased naised ja ka mehed, et küsimus, et kas te vajaksite suuremat eluaset, kui teile sünniks laps. Ja vastused olid siis sellised, et 48% ütles, et jaa, nad vajaksid suuremat eluaset, 17% ütles, et nad juba praegu elavad liiga kitsastes ruumides, et juba praegu on neil ruumipuudus. See teeb seega kokku kuskil 65% on täna juba kas kitsikuses või valaksid lapse sündides ruumi juurde. 29% olid siis need õnnelikud, kes ütlesid, et neil ei ole lapse sündides ruumi juurde vaja. Ja nüüd omakorda nendelt, kes siis vajasid suuremat eluaset, kui laps sünniks. Me küsisime, et kas te saaksite siis hankida endale niisugust suurema kodu. Siis 59%, praktiliselt 60% ütles, et ei, nad ei saaks.
ja ainult 22% ütles, et jah, nad saaksid selle suurema eluaseme hankida. Nii et see ka kinnitab seda sama, mida tegelikult me sealt geograafi uuringust, eks ole, saime teada, et eluase on väga suur majanduslik takistus täna. Isegi kui see lapse ülalpidamiskulud inimestel on olemas, siis see võib-olla eluaseme soetamiseks ei ole. Nii et kindlasti me peame ikkagi tegelema korraga nii nende praktiliste probleemidega, et sündimust suurendada, kui ka hoiakuliste probleemidega ja neid tuleb teha nagu käsikäes, sest nad on omavahel seotud. Nii, aga Marko, kiirelt siia lõppu nüüd. Kokkuvõtte kõigest sellest. No kokkuvõte on see, et see on tegelikult valitsejate kätes ja nende prioriteetide kätes ja see sõltub, meie tulevik tegelikult sõltub seda, kes tulevikus meid valitsema hakkavad. Nende otsused on. Et siin ei ole midagi ja need otsused, kes meid valitsema hakkavad, loomulikult see sõltub jälle teist valijad. Ja sellega vist on hea lõpetada. See oli hea lause. Kõikidele vaatajatele kõike head, kohtume nädala aja pärast. Head aega. Head aega. Head aega.